Nii, aga me Eesti Maaülikoolis siis päris pikalt õpetame ehitust, on 82. aastast on moodustatud meie eriala. Et nimetus küll selline võib-olla ei ole väga arusaadav väljapoole, aga meie mõte on siis see maaehitus on tulnud sellest, et ehituse sõna on siin sees, et ja maa on ka, aga selle maa all mõistetakse erinevaid asju. Et osad mõtlevad, et see on kraavi kaevamine, aga siin on mõeldud siis laiemalt, et nii nagu Maaülikool meil, Eesti Maaülikool, ega Maaülikoolis ei kaevata ainult kraave, et seda ka tehakse, meil on see kuivendus, seda peab ka tegema, põldude kuivendus ja metsade kuivendus, et see selline eriala on täitsa olemas ja tegelikult meie õppetoolis on võimalik seda õppida. Me oleme siis, et ma ei tea, võib-olla ma saan jagada siit midagi. Nii. Võib-olla esialgu ekraani, proovime jagada. Google Chrome siis jagatud. On näha, jah? Jaa, näen ilusti. Et selle infoga olete ilmselt tutvunud juba, et siin sisseastumisinfoga või peab üle käima? Jah, seda ma olen lugenud ja see on ilusti kättesaadav. Ja, kordama siis. Me oleme siis maaehitus veemajandusõppetool. Et me haldame 2 õppekava, üks ongi siis maaehitusõppekava, et mida siis, mille eest vastutan siis mina. Mina olen Aleksander Japtšikov ja Toomas Tamm on siis meie õppetooli juht ja üks teine professor on siis vesiehituse ja veekaitse õppekava juht, et me oleme siin, et mõlemad erialad on siis ehitusinseneri erialad. Et ja kui siin ehitustudengi selts ilmus, et meil on siis aktiivsed noored, käivitasid ehitustudengi seltsi, eraldasime ruumi nendele laborikorpuses, et nad toimetavad seal, et vabal ajal korraldavad üritusi. Nii et siis, kas meil oli, et kuna meil koduleht on veel uuendamisel, et siis meil ei ole päris, ilmselt ise märkasite, et ei ole päris toimiv. Töötajate kontaktid. Siit võib ka reklaami näha siit samast kodulehelt instituudi alt, saab sinna. Et nii palju siis meil töötajaid. Nii, töötajatest ei hakka rääkima praegu, aga siin on siis meil õppeassistente ka, tudengid, kes aitavad meid õppetöö juures, aga ma näitaks siis pigem edasi nüüd võib-olla õppekava vaataksin üle täpsemalt. Alustame siis sellest. Võib-olla siis selle käigus tekivad mõned küsimused. Lõpetan selle jagamise ja
ja ka midagi muud. Kas nüüd on näha? On näha. Nii, see on siis natuke paremal kujul, et ma ei tea, kas olete õppekava kätte saanud, uurinud? Ei õppekavaga ma ei ole uurinud, või seda ei ole uurinud. Seda saab muidu õisist kätte. Et see on nagu sellisel teisel kujul. Seda saab ka vaadata, aga ma tegin siis sellise natuke parema värvilise, muidu need on sellised Exceli tabeli moodi, et pean vabandama, minu arvuti on nüüd selline aeglane. Viimasel ajal millegipärast ei taha koostööd teha. Et põhiained siis on, mida gümnaasiumist vaja on, siis tegelikult sisseastumis tingimustes kirjas on matemaatika ja eesti keelt ka oleks muidugi paneme uuesti. Ja põhjust kohe näeb siit õppekavast. Kuidagi ülimalt aeglane. Siin on siis esimene kursus, sügis-kevad, teine kursus, kolmas sügis-kevad semestrid on. Et pean suuremaks tegema, et on midagi näha ka. Siin on moodulid. Et siit on näha, mis ained esimesel kursusel tulevad. Et jah, meil on siis üldpädevuse need ained, mis on seotud näiteks keskkonnaga. Sissejuhatus inseneriõpingutes on kindlasti esimesel kursusel, et kus täpsemalt selgitatakse, kuidas õppimine ülikoolis toimub, kuidas ülikool on üles ehitatud, õppekava tutvustatakse, kõiki neid õppimiseks seotud dokumente ja ka näiteks akadeemilisele puhkusele mineku tingimused ja võimalused. Et see on selline aine sissejuhatav, et 2 tundi nädalas. Et ma arvan, see on päris kasulik selline aine. Nii, aga siin esimesel kursusel ka füüsika, algebra, diferentsiaalarvutus ja kujutav geomeetria. Et need on siis need alusained. Mis rajanevadki siis gümnaasiumi füüsikale ja matemaatikale. Et just see diferentsiaalarvutus, et seda diferentsiaalarvutust on meil päris palju vaja näiteks selles mehaanika moodulis. Et kujutav geomeetria on inseneri keel, teine keel, ehk siis joonestamine. Et on kahte liiki joonestamist, et on selline teoreetiline,
ja siis see praktiline näiteks ehitusgraafika, jah, siin on seda näha ka, et kujutav geomeetria on seal õpite näiteks hinnalaotuste otsimist, standardkirja, projektsioone, et kui te olete õppinud gümnaasiumis joonestamist, siis sellest oleks suur abi selles aines. Nii, et joonestamise jada on siis väga tähtis osa siin õpingute jooksul on, et alguses kujutavas geomeetrias on käsitsi joonestamist, on palju siis ehitusgraafikas juba kombineerimine, et saab juba arvutit kasutada, sellega saab siis edasi juba arvuti tarkvara kasutamine joonestamises, et esiteks lihtsalt joonestamine, teiseks on siis BIM projekteerimine, konstruktsioonid on meil siis arhitektuur, et erinevad tarkvarad, Revit näiteks on põhiline AutoCAD, Revit on põhilised tarkvarad ja nüüd vaatame edasi, et graafikamoodulid, et kui teeb selle PDF-faili lahti, siis on need moodulid alla, kõik need ained pandud. Et mehaanikamoodul on siis üks põhilistest, need on siis inseneriõppe alusained. Mehaanika, see eeldab siis füüsikat. Füüsika siis on siin ees ja siis tuleb teoreetiline mehaanika. Et muidugi matemaatika ka, seal on vektorid, liikumine, koosneb siis staatikast, dünaamikast, kinemaatikast ja siis edasi juba tugevusõpetus, need on ka põhimõtteliselt vahet ole, mis inseneriõppekava õppima minna, siis on vaja teada materjalidest, materjali tugevusest, kas masinaehitus või ehitus, et igal pool kasutatakse materjali. Et siin tugevusõpetus on õpikul ka ilus eestikeelne, et Alexander Klauson ja teised autorid just on kokku pannud, et selle alusel siis õpime. Ja materjalide tugevus katsetame, on laborid, võtame näiteks terase, teeme puruks, saame teada, kui tugev see materjal on. Saame siis puitu, katsetame paindele, saame siis painde tugevuse kätte. Et sellised siis teooria koos praktikaga siis. Muidugi need arvutused ka lisaks sellele, et nii, tugevusõpetuse rida on siin. Jätkub, et kui materjalide osas on, materjali tugevus on tugevusarvutused, mõnede lihtsamate konstruktsioonide arvutused teeme siin läbi, aga ehitusmehaanikas juba tulevad konstruktsioonid juba, raamid, talad, erinevad jätkuvtalad, liigendtalad, kaarkonstruktsioonid alguses ja see jätkub see rida. Aga vaatame, mis esimesel kursusel veel on. Et õppekava on siis selliselt üles ehitatud, et nagu märkasite, et mis on füüsika peab teadma, siis mehaanika, siis tugevusõpetus, et rajaneb eeldusainete süsteemil, et kahjuks ei saa näiteks kohe tugevusõpetust siis võtta või õppida, kui teoreetiline mehaanika on selgeks tegemata, sest teoreetilise mehaanika teadmisi kasutame juba tugevusõpetuses. Nii, aga ehitusmaterjalid on siis esimesel kursusel. Ehituskeemia nendes materjalides, et me mõtlesime, et kohe alguses saadame need teid ehitusmaterjali laborisse, kus te saate näiteks
teada kõiki neid eesmaterjali ja siis ka katseid läbi viia. Valata betooni. Betoonis katsekehad näiteks 150 korda 150 on sellised kuubid. Seal on ju betoonile retsept, panete vastavalt retseptile need mürgid segud kokku ja valate betooni ja siis, kui see kivistub, siis pärast katsetate ka. Ja saate teada, kas te saavutasite nüüd betoonile selle tugevuse, nõutud tugevuse. Et saab siis käsi määrida kohe alguses, et tegelikult esimene kursus on selline määrav kursus, et seepärast on mõned siis sellised erialaained ka sisse pandud, mitte ainult teoreetilised, et nii, mis edasi, siin on eriala valikained ka, et mida, need tulevad pigem hiljem, et 3.–4. kursuse peal, sest alguses on meil päris palju siis need kohustuslikke erialaaineid, et võib-olla lugesite, et meil on siis 5-aastane õppe, ja siit on selge. Et 5-aastane õppe, see tähendab seda, et me peale 3. õppeaastat me ei anna mingit dokumenti, et te olete nüüd bakalaureuse lõpetanud või et meil sellist vahevarianti ei ole, et kuna ehitusinsenerid on vastutavad hoonete toimimise eest, ehk siis need kandekonstruktsioonid peavad olema piisavalt tugevad, jäigad ja stabiilsed, siis et 3 aastaga seda selgeks ei saa. Nii et kuna see Bologna deklaratsiooni järgi on siis pakka 3 aastat pluss magistriõppe, et sinna on eeldatud, et 75% jätkab magistratuuris, siis meil sellist võimalust ei ole, et on poole pealt või siis 60% on õpitud ja siis saab ehitusinseneriks, et ei saa. Aga see vastu lõpetamisel saab magistrikraadi, ehitusteaduse magistrikraadi, mis võimaldab siis edasi õppida doktorantuuris meil või kuskil mujal. Ja siis ja meie juures saab ka kutsetaseme. Kutsetasemetest olete kuulnud? Jah, nii palju tean, et on 8 taset ja vist 7. saab teie juures, nii et tundub, et päris kõva asi. Jah, et 2 ülikooli annavad, et meil on siin, on selle õppekava kohta küsimus, et siin on siis muidugi need ettevõtlusmoodul, keskkonnakorraldus ja siin on need rohelised täpid, mis siin on. Et need on siis seotud roheoskustega. Et roheoskustest räägitakse päris palju. Meil on siis projekt on olnud, tegime õppekava analüüsi ja panime roheoskused ka ilusti siia sisse. Tegelikult meil olid juba siin, lihtsalt kaardistasime ära ja lisasime mõned veel vastavalt siis nendele kokkulepetele, mis on ülikoolide vahel. Et tegelikult 21 ettevõtted, 21 partnerid olid meil siis nende roheoskuste väljatöötamisel, kõik kutsekoolid, kõik 2 ülikooli, TalTech meie ja Tõka Tallinna Tehnikakõrgkool ja siis kõik kutsekoolid, mis siin Eestis on, et kõik, kus ehitusõpetajad, kõik olid kaasatud. Ja need roheoskused said formuleeritud või siis sõnastatud ja need õppekavasse nüüd sisse pandud. Praegu siis lisaks teine etapp, me siis koostame ka need õppematerjali sellel teemal. Et roheoskused on siis, kõik ei saa rääkida, ei jõua rääkida, et näiteks materjalide ringlus, taaskasutus, näiteks kui nüüd hakata projekteerima, näiteks projekteerimise suunal läheb, et siis hoonet tuleb projekteerida selliselt, et need saab
selle elukaare lõpus siis niimoodi demonteerida, et saab materjalid uuesti kergesti kätte, ehk siis tuleb projekteerida kihiliselt siis, kihi haaval, ja samamoodi saab siis need kihi haaval ilusti need materjalid maha võtta ja hiljem ka siis, kui need sobivad, siis uuesti kasutusele võtta. Et korduvkasutus on soovitatav, taaskasutus on siis taaskasutus, korduvkasutus on see, et saab kohe kasutada, taaskasutus tuleb natuke töödelda. Et siis võimalikult palju siis korduv ja taaskasutada neid materjale. Et selles suunas, et muidugi ehitamisel ka siis tuleb neid reegleid jälgida. Nii et väike selline sissejuhatus roheoskustesse ka. Ja need lähevad siis meil käiku. Nii. Ehitusjuhtimine, muidugi projekteerimine, ehitusjuhtimine, et ühed projekteerivad, teised ehitavad, muidugi on. Et nende järgi, et mõlemad peavad omama siis magistrikraadi ja kutsed, et ehitusvaldkonnas üldse ei saa ilma kutseta toimetadagi, et ei saa olla vastutav isik, ei saa osa võtta hangetest, kui ei ole vastutavat isikut seal taga vastava kutsega. Et on küsimusi siin praegu selle õppekava kohta? Ei, praegu ei ole. Nii, mida ma lubasin näidata seda kutsestandardit, jah? Vaatame seda kutsestandardit, kus ma olen siin. Lõpetan jagamise praegu. Vaatame siis, kedagi juurde ei ole tulnud, jah? Okei. Jagan uuesti. See kooda, jah. Kutsekoda.ee, et siia on koondatud siis kõik kutsed. Vahet ei ole, et neil on koolis õpetajad olnud, et õpetajatel on ka kutsed on. Et kõik need kutsed, kirjeldused ja standardid on siin ilusti välja toodud. Meid huvitab siis need kutsetunnistused, kui tahate otsida, näiteks teil on keegi ehitusinsener ja tahate otsida siis näiteks kas teada, kas tal on kutse või ei ole, või minul, kui ma otsin kedagi näiteks kaitsmiskomisjon moodustasin, et siis ma läksin sinna sisse ja panen nime sisse, kõik jookseb välja, et informatsioon kutse kohta. Aga kas seal on samamoodi nagu on, ma ei tea, näiteks rekkajuhtidel, et pead mingi aasta tagant pead seda uuendama või see siis saad korra kätte ja siis on elu lõpuni? Ja sellest räägime ka, et näiteks Laur või meie laude lõpetaja, puitkonstruktsioonide projekteerija, tal on nüüd volitatud eetsin 8 tase, et siin on ilusti näha, tase ja see pädevus, kompetentsid, projekti koostamine, projekteerimisjuhtimine ja siis nagu näete, 7 aastaks antakse. Iga 7 aasta tagant on vaja kinnitada seda või tõestada, et sa oled tegelenud. Põhimõtteliselt portfooliot peab kokku panema. Et siis tuleb näidata, ehitusinsener liit annab neid kutseid ja tuleb siis tõendada, et on vahepeal erialast tööd ka tehtud. Nii, kutsestandardid. Ma siin õnneks tegin otsingu ära, et suht aeglane on arvuti. Et kutsestandardi otsimine, et panin lihtsalt ehitusinsener, et siin on siis
6. ja 7. tase, et need on siis ehitusinsenerid. Kõik on, kes alla, need on siis kas nagu meistrid, et 4. tase on siis, kui lõpetab kutsekooli, on 4. tase ja siis või 5, et oleneb siis, mitu aastat õpib. Et diplomeeritud ehitusinsener, 7. tase, nii teine näiteks diplomeeritud ehitusinsener tase 7, esmane kutse, et see on siis hariduse põhine, et tase on siis hariduse põhine, see, mis me anname. Peale lõpetamist saate esmase kutse ja see on siis tähtajatu. See on tähtajatu, kehtib elu lõpuni. See tähendab, et see on teile, jah, see on see standard, kehtib nii kaua. Aga kui te lõpetate, siis saate siis 7. taseme esmane kutse, see on hariduse põhine ja see on tähtajatu teile. Nii, ja annavad välja siis Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, et 2 ülikooli ja tase 7, seda öeldakse, seda nimetatakse töömaailma tasemeks. Ehk siis, kui esmakutse on käes, siis kohe vastutavaks inseneriks ei saa, seal on vaja 2-3 aastat praktikat ja siis on vaja need portfooliod kokku panna ja siis esitada siis taotlus 7. taseme kätte saamiseks ehitusinseneride liidule. Ja siis see kehtib siis 7 aastat ja siis on vaja siis iga 7 aasta tagant siis tõendada seda. Nii et selline süsteem. Aga need see kutsekoda on siis päris selline hea koht tegelikult ka noortele, et kes tahavad valida eriala, mingit eriala. Siin on kõik eriala kirjeldused on olemas. Et saab teada, kelles, mis ametis võib töötada. Siin on see, meil on üldehitus, jah, see kutsestandard on seotud üldehitusega. Seal on sadamaehitus, fundamentide ehitus on veel eraldi. Nii et on võimalik ka spetsialiseerumine. Et nad kõik on need väga huvitavad valdkonnad, et nendes valdkondades on võimalik siis töötada. Et siit muidugi need üksikasjades, need hoonete ehitus, sadamaehitus, geotehnilised, et meie kompetentsis hoone ehitus, et siis saab ilusti lugeda, et need kompetentsinõuded, kelleks saab, et kogu see info siin olemas, vahet ole, mis eriala võtate, et näiteks keevitaja või siis keevitaja on siis meister on, et energeetika valdkonnast, et kõik need tööd, mida tuleb teha selle eriala omandamisel, kõik on põhimõtteliselt kirjeldatud siin. Et vähesed, seda on muidugi võib-olla rohkem vaja jagada need noorte vanematele ka, et nad oskavad suunata, need kindlasti, kes tegelevad selles valdkonnas, nad oskavad, aga nad paljud ei tea, et selline võimalus on, et erialade uurimise kohta, mitte ainult, et näiteks ülikoolide kodulehed on, siit saab ka päris palju infot, asjalikku infot eriala kohta. Nii et siin on siis kutsestandard, nii et mis maaehituseriala kohta võib-olla jäi rääkimata, võib-olla see, et miks maaehitus on see pärast, et me saame siis täpselt sama kutse siis nii Tartu, Eesti Maaülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Et meil lisaks sellele tsiviilehitusele, ehk siis eluhoonete ehitamisele meil on võimalik lisaks saada sama õppekava läbimisel siis
maapiirkondade siis selliste hoonete ehitused. Põllumajanduses on ju meil, mis hooneid on, oskad ütelda? Alates laudast lõpetades kuivatiga ja sinna vahele jääb veel igasuguseid tööstushooneid asju. Ja kõik need põllumajanduses on vaja need tootmishooneid ehitada, on kõik need võimalikud laudad ja need siis jah, need samad kuivatid, teravilja hoidlad ja sellised asjad, et kartuli sorteerimispunktid ja et kõiki neid asju kuskil ju peab õppima, et peab teadma, kuidas nüüd peab näiteks loomapidamisfarmis peab teadma, kuidas loomad liiguvad on ja et vastavalt sellele siis need tehnoloogiad paika panna. Et lihtsalt lisaks sellele näiteks, mida StarTechis siis me omad saavad boonusena siis põllumajandushoonete ehitust. Ta on tootmishoonete ehitus ka. Tootmishoonete eripära on see, et need on siis sellised konstruktsiooni mõttes on ka väga need sellised suure sildelised, ehk siis ruumi vaja seadmete jaoks, poste vähem ja et siinsenedele on siis selline väljakutse selliseid hooneid ehitada. Tutvustada siis selliseid asju. Ja siit on veel selline keskkond. Loomapidamisfarmis on selline korrosiivne keskkond, et kuidas siis näiteks materjali valida, et see kestaks. Et oleks vähem reageeriks siis agressiivsele keskkonnale see materjal, et sellega peab ka arvestama. Et sellised väikesed nüansid meil on. Nii, küsige. Ma lugesin, et keskel või et kui see 5 aasta siis kuskil, ma ei tea, keskel käib spetsialiseerumine, siis et kas ehitusjuhtimine või ehitus projekteerimine. Et kuidas see üldse välja näeb, kas niisugust asja üldse on või mis siis muutub, et vastavalt suunast, mis sa siis valid? Ma võib-olla näitan korra selle PDF-faili ka, et siis näeb, mismoodi see välja näeb. Kohe. Võtame jagamise. Ja jagame siis. Nii. See õppekava näeb siis selline välja. Kompaktselt kujul siis. Et sinisega on moodulite nimetused. Jõudis teeni see pilt, jah? Jaa, näen. Et siis võime üle käia alusteadmiste moodul, ettevõtlusala moodul, keskkonnakorraldus ja biomajandus, et need on siis ülikooli poolsed need sellised kohustuslikud ained. Matemaatika, füüsika, graafika moodul kindlasti, mehaanika alamoodul, et enne kui hakkab konstruktsiooni arvutama, muidugi need tehnosüsteemid, ega meil on hoonetesse vaja need kütte, ventilatsiooni sisse panna. Et siis muidugi need projekteerivad muidugi need ventilatsiooni kütte spetsialistid. Näiteks ja veevarustuskonventsioonid projekteerivad siis teised, nii et seda peab ka eraldi õppima. Nii et põllumajandushoonet näiteks loomapidamise mehhaniseerimine, põllumajandushoonet, maitst projekteerimine, et siis ongi tootmishooned on siin geodees ja mõõdistamine. Muidu mõõdistamine on siis kohe peale esimest kursust. Praktika on meil igal suvel, tavaliselt kestab 4 nädalat, et esimene praktika on siis mõõdistamine selline. Et tudengite tagasi oli see, et oleks rohkem sellist praktilist tööd, et siis kõik suved, kõikidel suve semestritel on siis ka praktika, ka eriala praktika muidugi. Mõõdistamine tähendab seda, et teile antakse foone ja teil on vaja siis mõõdulindiga või teiste mõõtmisjärnetega siis ära mõõta ja joonestada siis vastavad vaated, eestvaade, pealtvaade ja küljest vaade.
nii praktika. Nii et eriala valikained on siin, et põhimõtteliselt siis hüppab niimoodi. Suuremaks saab teha. Et 18 EAP-d valida, et siin ongi siis, vaatame, 4.–5. kursuse pealt, siis on võimalik siis valida neid aineid, mis on seotud projekteerimisega ja ehitusjuhtimisega. Et ehitusmehaanika 3, lõplike elementide meetod, projekteerimine, projekteerimise õppepraktika jällegi, et kus läheb projekteerimisfirmasse need praktikad läbi muidu raudbetonkonstruktsioonid, näiteks teine osa on ehk siis edasi jõudnutele. Et hankemenetlus ehitusökonoomikaga seotud, et see on ehitusjuhtimise teema, erikonstruktsioonid, tavaliselt võetakse mõlemad. Et palkmaja ehitus, näiteks üldkursus, suhtlemispsühholoogia, ehitusjuhtidele vaja seda kindlasti, et see on meeskonna töö tagamisel, et siis sellised ained ja teisi aineid ka võib muidugi valida. Et siin tuleb endal siis siin valik teha. See on õppemetoodik meil aitab. Selles osas saadab kirju, et jah, nüüd on vaja valida need, mis tükmas te nüüd olete, et kas tahate võtta rohkem projekteerimise suuna peale need ained või siis ehitusjuhtimise suuna. Et ehitusjuhtimise suund, et õppekava kogu aeg arenemises, et ehitusjuhtimise suunal ka meil siin õppekava komisjonis näiteks EMBAHis on projektijuht ja siis projekteerijad, et mõlema suuna pealt on siis välisliikmed olemas, et nad annavad päris tagasisidet meie õppekavale. Nii et peale 3. kursust on siis selline, ise peab valima põhimõtteliselt. Selge. Mida soovib sügavalt? Nüüd need programmid, mida te kasutate siis, et neid jooniseid teha ja üldse projekteerida, et kas enne käisin läbi AutoCAD ja Revit, et kas midagi on veel ja kuidas see üldse töötab, et kas need siis on igaühel endal arvutis olemas ja kodus teevad ka mingeid asju või on see kõik koha peal või kuidas see töötab? Tudengitele on paljud tarkvarad tasuta kasutada. Kui on tudengi see kaart olemas, selle põhjal on võimalik registreerida ennast nende tootjate kodulehel ja saab kasutada, et selles mõttes, et kui kodutöid on vaja teha, siis saab nii meie arvutiklassis teha. On 2 arvutiklassi, et üks on siis 16 kohta, see teine on 30 kohta, et saab seal teha. Ja tarkvaradest, me üritame kasutada neid tarkvarasid, mida siin turul kõige rohkem kasutatakse. Loomulikult me ei saa kõiki tarkvarasid õpetada, aga õnneks need tarkvarade, nende loogika on enam-vähem sama. Kui ühte tarkvara saab selgeks, siis see ümberõppimine ei ole nii keeruline juba. Et mida võib nimetada, on siis Global näiteks, mida me siin näitsime 3. osas seoses lõplike elementide meetodiga. Need on siis projekteerimise suuna peal, et seda uurime. Kuidas see nimi oli? Global. Jah, selge. RFM, Global RFM, et see on arvutiklassis on meil olemas, ja tudengitele on ka siis võimalik kasutada. ID-statik on samuti selline, mida projekteerijad kasutavad nii betoon kui ka teraskonstruktsioonide arvutamisel. Need on siis sellised spetsiifilised tarkvarad juba.
et raudbetonkonstruktsioonides robotid näiteks kasutatakse, et meil on siis jah, lõplike elementide meetodis on siin jah, et need on, see loogika on nendel enam-vähem sama. Seda me teooriat õpime siis varem. Mina ise tegelengi siis selle tugevusõpetuse õpetamisega ja siis ehitusmehaanika on minu ained. Et ongi sellised raskemad ained. Arvutamisega seoses siis jah. Et siis edasi lähme juba lõplike elementide meetodi peale. Alguses õpime siis käsitsarvutus ka. Et need on siis tugevusõpetus ja ehitusmehaanika on siis sellised klassika. Klassika, et kõik isad, vanaisad on sellised ained õppinud, kui on ehitusjärjel õpetanud. Need on klassika, need on siis sellised, ütleme, mõtlemisviisi arendamiseks, et kuidas konstruktsioonid töötavad, kuidas need, kui koormus mõjub katusele, et ta peab ju vundamenti jõudma, kuidas ta jõuab, mis juhtub nende postidega, mis juhtub nende taladega vahepeal, need koormused üle kantakse vundamendile. Vundament on ka vaja arvutada, et siis sellised mõtlemisviisi nagu, et arendavad sellised baasained. Ja mis on muidugi nende ehitamisega ka seotud, et ehitus tuleb ju alustada vundamendist, et järjest siis tuleb minna. Keegi ei hakka katusest ehitama. Sama siis nende koormuste puhul, et katuselt ta peab lõppkokkuvõttes maapinda jõudma läbi vundamendi. Igati loogiline. Jah, need ained ongi kõik loogilised, ma räägin oma tudengitele ka, et ärge siin arvake, et siin tegemist mingi kosmoseteadusega, siin on kõik loogiline, mõtelda loogiliselt mõtlema. Et see ongi see, kui teil on loogiline mõtlemine olemas, siis jõuab ka õige lahenduseni. Inimesed erinevad, mõtlevad erinevad, et see, kuidas nad jõuavad selle tulemusena, see võib olla erinev. Aga võib jõuabki siis sellele samale õigele tulemusele. Eriti AutoCADis joonestamine, et see on väga selline individuaalne. Antakse joonis ette, et jah, lõpptulemus ju sama, aga see, kuidas jõuti selleni, mis käske kasutati ja mis viidil see neid rakendati, see ei saa olla üks ühele. Alati erinev, sest inimese aju igal inimesel töötab erinevalt. Ma nende tarkvarade kohta tean seda, et ma ise olen MacBooki kasutaja üldse ja ma tean seda, et Revit ei toeta MacBooki siis süsteemi. Et kuidas siis esimestel aastatel see üldse on, et kas, kui ma lõpuks valin maaehituse enda erialaks, et kas soovituslik oleks endale organiseerida siis Windows PC peal toimiv arvuti või esimestel aastatel on seda Revitit võib-olla vähem ja tuleb see hiljem mängu. Ei, esimestel aastatel ei ole kindlasti seda, et Revit on siis pigem konstruktsioonide juba projekteerimine, et sinna peab jõudma. Et Revit on, kui nüüd õppekava vaadata, et graafikamoodul, jah. Vaatame, kus graafika alamoodul, et CAD-süsteemid 2D, siin on siis AutoCAD on. See Revit ja AutoCAD on siis Autodeski all, mõlemad selles mõttes, et siis BIM arhitektuuris, et siin meil lõpetab siis üks projekteerija Julia Wiesel, et siit hakkab siis rakendama seda Revitit. Ehk siis 1-2, tegelikult teine sügis, jah. Aga väga kaugel ei ole, et esimesel kursusel ei ole, aga teisel kursusel juba on, jah. Kolmandal ja sealt edasi. Teised tarkvarad.
ja siis tuleb see asi läbi mõelda enda jaoks, et Ma ei tea, kas nad vist on küll Autodeski alla mõlemad, aga minu teada AutoCAD peaks ikkagi toimima, et see vist on puhtalt Reviti asi, et Revitit nad ei toeta minu teada, aga eks see on uuritav asi kõik, et saab uurida. Ma millegipärast kahtlen, et võiks ikka toetada, et Autodesk on ju selline suur ja vana selline firma juba, et kui sa kasutada MacBooki, siis on ju üks seltskond on üldse ära lõigatud sellest. Ei ole ilmselt huvitatud sellisest asjast. Nii. Aga lõputööna, kui jõuab, siis et meil on käismised nüüd 5.6. Siis meil siinsamas metsamajas toimub 30 EAP-d on siis lõputöö, et viimane semester ongi siis viimasel aastal tegelebki siis praktiliselt lõputööga, et 4. kursusel on veel ained. Aga 5. aasta sügissemester või see kevadsemester on ainult töö tegemiseks, lõputöö tegemiseks. Meil on konstruktsioonide labor näiteks, kus saab täiskonstruktsioone katsetada. Tegelikult kuni 12 meetrit konstruktsioone saame koormata kuni purnimiseni. Seina ääres, et 80 tonni koormus saab rakendada näiteks taladele ja paneelidele, raudbetoonpaneelidele, et õppimise käigus saab neid ka kasutada ja lõpetamisel saab ka. Kliimakamber on meil suur olemas, et täisvõõdus seina saab sisse ehitada ja katsetada neid soojusele, et saab imiteerida näiteks külma ja siis vaadata, kuidas need soojusvood toimuvad. Sellised võimalused on ka. On tugevusõpetuse labor, ehitusmaterjalide labor, ehituskonstruktsioonide labor. Et on meil omal olemas. No TalTech näiteks kolledž siin on ka Tartus, ilmselt olete kursis. Et nendele ma näiteks, nemad tulevad siia tugevusõpetuse laborid näiteks tegema. Nendel seal sellised suured laborid puuduvad, mingid laborid on, aga sellised suuremad laborid puuduvad. Nojah, meil see Tartu filiaal ongi siuke pisike, et ilmselt Tallinnas on need võimekused ikkagi olemas. Ja kindlasti, ja õppejõud käivad, tugevusõpetusõppejõud näiteks, ehitusmehaanika õppejõud käivad siis kord nädalas siin kolledžis õpetamas. Aga siis on intensiivsemad, et päev, tugevusõpetuse päev ja ehitusmehaanika päev. Ja selline. Aga me teeme niikuinii koostööd, et nende õppejõududega. Homme on mul ka kokkusaamine ehitusmehaanika selle õppejõudest. On see, kes selle raamatu kirjutanud, Andrus Räämet. On sama kava ehitusmehaanikas näiteks, et ühtlustame kõike. Tugevusõpetust ka ehitusmehaanikat. Nii, on veel midagi küsida? Praegu isegi ei ole, et üks ma ootan oma eksami tulemused ära ja siis hakkan kandideerima. Meil on et kellena saab töötada, on ka tavaliselt küsitud, et projekteerija ehitusjuht on selge, aga ehituses on vaja näiteks omaniku järelevalvet,
et meil on päris palju järelevalveinsenere, et kes tulevad objektile, et need on siis tellijate poolt, tellijad tellivad neid, et ehitajad ehitaksid korrektselt, et etapi viisiliselt siis kontrollivad, see on tehtud korras, järgmine etapp tehtud korras, dokumenteeritakse, et järelevalveinsener ja siis omavalitsustes on ehitusnõunikud on võimalik tööd teha, et praegu on siis tähtis energia pool on süsiniku jalajälje arvutused, et kõiki neid asju meil ka siin õpetatakse, et saab selle ülevaate. Hiljem saab muidugi need spetsialiseeruda ka, et need on sellised spetsiifilised valdkonnad, et me anname siin üldehitus. Energiatõhusus on ka teemaks, et kõiki need asju aluseid saab, aga nüüd meil siis sellist spetsialiseerumist ei ole, et seda saab siis hiljem täienduskoolitustena ka kätte pädevust. Ma ei tea, kinnisvara arendusfirmades, miks mitte, meil on siis õpetajad siin väga erinevates ettevõtetes. Riigi kinnisvaras on mitmed militaarehitiste projekteerimisel, kõigega saadakse hakkama. Eks see ongi üks põhjus, miks ma üldse selle ehituse peale olen hakanud mõtlema, et ehitust on ikka igal pool ja ei lõpe kah, Ei lõpe. Et kui ei ole mida uut ehitada, siis vana on vaja ikka korda teha, et selles mõttes tundub hästi siuke tuleviku peal mõeldes ka väga asjalik eriala ja. Et teil on Raudsepp olete, jah? Et Karmen Raudsepp on meil ka siin näiteks õpib, ma ei tea, kas on teie sugulane ei ole? Ma arvan, see on lihtsalt sama nimega. Mõned tuttavad mul seal õpivad, aga ei teaks, et sugulased. Jah, okei. Sest päris palju on sellised olukordi. Tammisid on päris palju, et meil on siis õppetoolis ka, et Priit Tamm, Ottar Tamm, Toomas Tamm, 3 tammi on meil. Jah, aga nad ei ole sugulased omavahel. Jah, aga olgu siis. Loodetavasti saite mingi ülevaate kätte, et jah, saigi siis selline eratund peetud. Jah, väga meeldiv. Nüüd ma siis natuke vaatan seda õppekava, oskan ise ka läbi vaadata ja siis natuke saan veel uurida ja puurida, mis see asi endast kujutab. Kui lähete meie õisi, et Eesti Maaülikooli õisi, et seal valite õppekavad, et seal on siis need kõik õppekavad on väljas. Meie oma ka, et viimase versiooni saab sealt.